nädal turgudel, kätte on jõudnud 38. nädal, aasta on 2024, minu nimi ikka Urmas ja täna on esmaspäev 16. september. Ja vaatame siis üle, mis toimus eelmisel nädalal ja mida uus nädal tõotab meile pakkuda finantsturgudel. Et kõigepealt siis võib-olla nädala kokkuvõtte siin, et eelmisel nädalal olid nii inflatsioon kui ka rahanduspoliitika siin investorite tähelepanu keskmes, aktsiaturud tegid läbi üsna tugeva taastumise. S&P 500 näiteks tõusis üle 4% pärast nädal aega tagasi toimunud üle 4% langust. Nii et selline veekujuline kiire taastumine ja olulised inflatsiooninäitajad, sealhulgas siis ka tarbijahinnaindeks ehk siis CPI ja tootjahinnaindeks PPI olid augustis enamasti kooskõlas ootustega. CPI langes siis aastases võrdluses 2,5%-ni, andes kindlust, et inflatsioon ongi kontrolli alla saamas, ehk siis Fedi seal nii-öelda see target või siis eesmärk 2%-ni jõuda, selles suunas väga aktiivselt liigutakse. Ja ka võlakirja tootlus langes, näiteks siis 10-aastase võlakirja tootlus on praegu 3,66% juures, peegeldades samuti ootuseid, et Fed võiks hakata nüüd baasintressi langetama. Ja jahenev inflatsioon ja mõõdukas majanduskasvu taust on siis toetanud muidugi aktsiaturgude tõusu siin, eriti just siis intressitundlikes sektorites nagu kinnisvara ja kommunaalteenused. Nüüd sellel nädalal on muidugi märkisväärne meeles pidada, et Fed on oma otsusega välja tulemas. Et me hoiame sellel kindlasti silma peal ja see on väga märkimisväärne nädal tõenäoliselt. Mis aga sektorite poolest turul on toimumas, nagu öeldud juba, et siin osad sektorid on natukene paremas positsioonis kui teised, et siin tehnoloogia näiteks ja AI aktsiad on jäänud natukene nagu tahaplaanile. Ja samas sellised kaitsesektorid nagu tervishoid, esmatarbekaubad ja kommunaalteenused näiteks on näinud suuremat ostuhuvi. See on selline normaalne tsükliline liikumine, et kellel on huvi selle vastu, mismoodi need tsüklid või sektorid sellel aastal võiksid siin käituda, aga järgmisel aastal selle kohta ma tegin eraldi ülevaate, siis Patreoni kanalil leiab selle. Ja eks me siis ootame nüüd, kas nüüd see nädal tuleb intressi langus, selles ei ole vist enam kahtlust, et intressi langus tuleb, nii nagu me siin ka ette juba arvasime päris pikalt, aga kas see tuleb 0,25 või 0,5%, see on veel küsimus, et eks me jälgime seda väga pingsalt, et kui siin natukene pilku heita sellele, kuhu me tänaseks oleme jõudnud, et siis ilma nii-öelda peavarju osata on inflatsioon jõudnud põhimõtteliselt sinna pandeemiaeelsetesse aegadesse, jah. Et suhteliselt kiiresti on alla tulnud, jah, samas kui siin tippu nägime 22 aasta sügise poole, suve lõpu poole, jah. Et siis praeguseks on ta 2,5-ni langenud, see on siin natuke vana info, aga jah, eks siin on väga kõvasti turgu mõjutatud selle kõrge intressiga. Ja väga jõuline samm oli, et kui see nii-öelda sentiment püsis väga pikalt, et higher for longer ja ei kavatsegi hakata langetama, siis nüüd on väga tugev kannapööre toimunud ja võib-olla, et minnakse väga äkiliselt ka selle intressikärpe poole jällegi, nii nagu see tõus algas. Et selline käitumine iseenesest on üsnagi ohtlik tegelikult, et võib-olla kärbitakse jällegi liiga kiiresti ja siis inflatsioon tuleb tagasi, nagu me teame, et see on üsna sticky, et see rahavoog, mis on turule paisatud, on olnud ikkagi üle mõistuse suur. Nii et jälgime seda väga huviga, aga kui nagu ajalugu vaadata, et siis selline sarnane muster oli siin 70-ndal, 80-ndate alguses, et siin 60-ndate lõpus võib-olla oli sarnane pilt praegusega, kus ka hakati väga kiiresti siis intressi langetama ja see tekitas olukorra, kus inflatsioon tuli veelgi jõulisemalt tagasi. Tuli siis teine laine
ja seda oli väga-väga raske kontrolli alla saada. Ja lõpuks siis 3. laine tipus, kus tõsteti baasintressid, kui ma ei eksi, lausa 20-ndatesse osas, et siis lõpuks saadi see nii-öelda sticky inflation kontrolli alla. Me oleme sisuliselt samasuguses tsüklis, nii et ma ei imesta, kui siin tuleb veel 2. ja 3. laine lähiaastatel. Ja selle nii-öelda kontrolli alla saamine saabki olema üsna keeruline, et seda me ilmselt näeme siis nüüd kolmapäeval, kui jõuliselt tegelikult Fed hakkab intresse praegu langetama. Sellest sõltub ka siis edasine tegelikult, jah. Siis, turud muidugi ootavad, jah, et intressid hakkavad päris jõuliselt langema, et sisuliselt arvatakse, et järgmise aasta võib-olla isegi keskpaigaks juba on langetatud 2,4 baaspunkti. Et see on nagu öeldud natukene siukene hirmutav seis, et see ei ole võib-olla kõige parem. Samas, kui me vaatame sinna inflatsiooninumbrite taha, et siin on ikkagi sektoreid, mis omavad väga suurt inflatsiooni, et siin näiteks autokindlustus ja transport ja haiglad ja siin on erinevaid sektoreid, mis on ikkagi väga, väga tugev inflatsiooniga siiamaani. Nii et ei ole see seis sugugi mitte nii roosiline seal numbrite taga. Ja mis veel jäi silma, et USA siis väikeettevõtjad, nende optimism on siin langenud viimase 2 aasta madalaimale tasemele. Et see indeks kukkus siin 2,5 punkti, mis on suurim langus alates 2022. aastast. Ja lisaks siis märgib suur osa ettevõtetest, et nende kasumid on vähenenud, kus juures tegemist on suurima kasumite langusega alates 2010. aastast. Et see viitab siis väikeettevõtete kasvavatele raskustele, mis võivad olla seotud siis majanduslike tingimuste halvenemisega ja kulude tõusuga loomulikult, jah. Et sellised seisud ja veel JP Morgani juht Jamie Dimon samuti võttis sõna ja tõi välja, või õigemini hoiatas praegusel juhul, et meid võib oodata ees hullem kriis kui lihtsalt majanduslangus. Et ta toob välja siis stagulatsiooni tõsise ohu USA majandusele, mis võib siis osutuda suureks probleemiks või suuremaks probleemiks kui isegi tavaline majanduslangus. Et stagulatsioon on siis situatsioon, kus kõrge inflatsioon püsib, aga samas majandus on stagneerunud. Ja sellises olukorras ongi väga keeruline navigeerida. Nii et see on tõesti reaalne võib-olla selline stsenaarium, mida praegu silmas pidada. Teistest uudistest Boeingu töötajad alustasid siin streiki, et üle 30,000 Boeingu ametiühingu liikme alustasid streiki pärast töölepingu tagasilükkamist ja see streik mõjutab siis ettevõtte tehaseid Seattle'is, Portlandis ja Lõuna-Californias, häirides niimoodi siis lennukite tootmist. Mis veel, Apple tuli eelmisel nädalal välja uute toodetega iPhone 16, mis sisaldab siis tehisintellekti võimekust ja täiustatud kaamerafunktsiooni ja isegi spetsiaalset kaamera nuppu nüüd lõpuks. Ja uuendati ka siis Apple Watchi ja AirPods ja lisaks siis saab AirPods Pro 2 mudel endale kuuldeaparaadi funktsiooni. See siis ootab veel FDA heakskiitu, aga vägagi selline huvitav ja tänuväärne samm tegelikult, et tegemist on täitsa professionaalse kuulmisseadmega ja kuulmise kontrolliseadmega isegi. Siis AstraZeneca aktsia läks langusesse, kuna nende kopsuvähi ravimi kliiniline uuring ei näidanud potentsiaalset ellujäämise muutust või siis olulist paranemist selles vallas. Et vaatamata sellele on siis FDA heakskiit endiselt tõenäoline. Mine nüüd tea, kas see nüüd on kõige parem, aga hind igal juhul kukkus, aktsia hind kukkus circa 5% pärast seda uudist. Ja JP Morgan
hoiatas ka siin kasumiootuste halvenemise eest ja seegi aktsia langes pea 5%, sest et 2025. aasta netointressitulu ja kulude prognoosid on liiga optimistlikud ja ühesõnaga sealt on siis oodata nüüd olude halvenemist, nagu öeldud, eelmine aasta oli väga hea pangandusele, mida sai ka eelnevalt ju ette hoiatatud, et pangandusel läheb väga hästi, aga nüüd on tulemas natukene juba raskemad ajad, nii et tuleb olla valvas. Pangandus hakkab vaikselt ka kannatama. Mis oli hea uudis, nimelt Palantir ja Dell liituvad S&P 500-ga ja mõlemad aktsiad siis tõusid siin circa 7% pärast seda teadet. Need aktsiad siis asendavad Etsi ja American Airlinesi S&P 500-s. Norfolk Southern tegevjuht vallandati ja vabastati siis Alan Shaw ametist ebasobiva suhte tõttu alluvaga ja uueks tegevjuhiks nimetati finantsjuht Mark George. Eli Lilly investeering siis tootmisvõimsusesse oli samuti uudistes ja nemad siis investeerivad $800 miljonit oma Iirimaa tootmisüksuse laiendamisse, et vastata nõudlusele oma ülekaalulise ravimite järgi. Ja Amazon teeb väga suure investeeringu siis Ühendkuningriikides, nimelt plaanivad nad investeerida $10,45 miljardit järgmise 5 aasta jooksul Inglismaale andmekeskuste laiendamisse, tugevdades oma pilve- ja tehisintellekti infrastruktuuri Euroopas. Ja veel Volkswagen lõpetab siin töölepingu kokkuleppe, nimelt see kokkulepe kaitses pea 120 000 töötajat koondamise eest ja eesmärk on neil siis säästa $11 miljardit aastaks 2026 seoses müügilanguse ja kasvava konkurentsiga. Ja Gilead ehk siis GILD 2 korda aastas manustatav süst vähendas siis HIV-nakkusi 96% võrra 3. faasi kliinilistes uuringutes ja seegi võib siis jõuda FDA heakskiiduni ja ettevõtte aktsia tõuses selle uudise järel 1% võrra. Pooljuhtide aktsiad samuti siin tõusid, nimelt siis Aasia kiibitootjate aktsiad tõusid. Siin oli veel uudistes, et Nvidia juht Jensen Huang võttis siis sõna seal eelmisel nädalal toimunud konverentsil ja kommenteeris seda tehisintellekti tulevikku. Ühesõnaga, tegelikult kõik tehisintellektiga seotud aktsiad siis said sellest hoogu juurde, kuna väljavaated on ikkagi üsna ilusad praegu, vähemasti Nvidia juhi sõnul. Ja Hiina veel karistab siin PricewaterhouseCoopersit $56,4 miljoni suuruse trahviga ja 6-kuulise tegevuskeeluga tõsiste auditipuuduste tõttu koostöös kinnisvaraarendaja Evergrandiga. Sellised uudised siis, aga lähme siis võib-olla siit korraks eelmise nädala prognooside juurde ka, et see prognoos, mis siin nüüd näha on, sai välja käidud juba nädal aega tagasi meie Patreoni kanalil, S&P 500 prognoos selle tugeva musta joonega siis ja tegelik hinnaliikumine siis selle veidi nõrgema musta joonega on siis siin peale pandud, nii et tegelikult oli prognoos üsnagi akuraatne. Klappis enam-vähem sellega, mis nädal aega tagasi sai välja käidud, suund oli õige. Kulla puhul samuti enam-vähem, ühesõnaga tegelikult siin nädala alguses võib-olla nii suurt korrektuuri ei tulnud, kui see prognoos võib-olla näitas, aga nädala lõpp oli siis jällegi suhteliselt ilusti nende pöördepunktidega siin kooskõlas. Nii et need prognoosid on ka uueks nädalaks juba Patreoni kanalil üleval, saate nendega seal tutvuda. Need on küll siis saadaval ainult turutrendija taseme liikmetele. Ja tehnilise pildi poole pealt siis S&P 500 nagu näha, siis taastus väga kiiresti, nagu öeldud, ja katsub juba 3. korda siin seda vastupanujoont. Ehk siis ei taha siit kuidagi läbi murda. Ja vaatame siis, kuhu me selle nädala jooksul välja jõuame, et on mitu stsenaariumit, et
kas ta siis põrkab siit jälle tagasi ja liigub allapoole, murrab siit läbi või murrab läbi ja põrkab tagasi, ehk siis teeb väikse fake out'i. Nii et eks siis näha ole, hoiame silma peal sellel Hiina liikumisel. Nüüd S&P 500 equal ehk siis võrdse kapitalisatsiooniga indeks näitab meile siin üsna sarnast pilti, et küll see on liikunud natukene kõrgemale, kui siin see eelmine tipp oli, aga hakkab kohe ka topelttippu näitama. Nii et tegelikult sõltub sellest, kui terav see pööre saab siit olema. Kui see saab olema lihtsalt niisugune rulluv nagu see eelmine, siis ei ole see väga suur ohumärk, aga kui ta läheb väga teravalt siit langusesse, siis võib-olla on langus suurem siin ees. Ja nädalases vaates, siit on veelgi parem siis seda näha, kus see piir nagu ees on, et siit ei ole suutnud läbi praegu veel murda. Hoiame silma peal. Ja teised suuremad indeksid, Russell 2000 on suhteliselt siin tagasörkimas, et ei ole nii tugevat tõusu näidanud. Dow Jones on olnud üks tugevamaid kogu selles indeksite vaates ja teeb siit juba siis kolmandat tippu peaaegu. Ja S&P nagu öeldud ka siin üsnagi vastupanu lähedal kõige nõrgem on olnud siis Nasdaq ehk siis tehnoloogia sektor ja sellest on juba räägitud korduvalt, et tehnoloogia sektor on jäämas tahaplaanile praegu selles majandustsüklis siin. Nüüd 50 päeva keskmine USA turul ka on väga selline, mis see sõna eesti keeles on, et väga hüplik, et siuke choppy, nagu inglise keeles öeldakse, et on ta käinud siin järjest üles alla ja üsnagi kiirelt, et tavaliselt on need liikumised ikkagi natukene lineaarsemad, aga praegu turg otsib väga seda õiget suunda ja ei suuda hetkel kuidagi otsusele jõuda, kuhu suunas ta siis liikuma tahab hakata. Ja sama pilt siis ka tegelikult 200 päeva keskmine S&P 500 aktsiate puhul on püsinud siin väga pikalt juba kõrgendatud tasemetel ja mis tavaliselt kipub juhtuma on see, et ühel hetkel nad lihtsalt murravad siit jälle alla ja siis tuleb üsna korralik turukorrektsioon peale. Et vaatame, kaua ta siis selles kõrgendatud tasemes siin vastu suudab pidada. Ja VIX on ka hakanud siin elevust näitama, et turu osalised näitavad juba kerget sellist ärevust, et iga väikse negatiivse uudise peale siis läheb nagu liikumine üsnagi aktiivseks jälle, et on nagu kergelt ärritunud, et eks me siis hoiame silma peal jällegi. Sektorite poolest, nagu öeldud, siin on see rotatsioon toimumas ja võib-olla hetkel siis eelmise nädala vaates kõige paremini on silma jäänud siis tarbijakaubad ehk siis XLY sektori sümbol. Muidugi nagu mainitud siis kommunaalteenused ja kinnisvara samuti, et need on siin väga ilusti juba kasvu näidanud ja see kasv tõenäoliselt veel jätkub ka. Kinnisvarasektor samuti siis näitab ilusat tugevust siiamaani. Ja insiderite koha pealt natuke on siin müügisurvet vahepeal olnud veidi elevust, aga ei midagi olulist, et ei ole seda taset nagu rohkem murtud, et väga tugevat müügisurvet ei ole siiski peale tulnud. Küll Nvidia tegevjuht on väga aktiivselt siin müünud, et olgugi, et ta konverentsil väga usinasti kiitis AI sektori tulevikku, siis tegelikult ta ise on üsna aktiivselt müünud. Nüüd sesoonselt me oleme sellises tugevas languse faasis, mitte kasvufaasi. Kasvufaas ilmselt tuleb nüüd siin selline sügisene ralli, nagu ta tavaliselt on. Eks me näe siis, kui tugev ta sellel aastal saab olema, aga enne seda on vaja kerge korrektuur ikkagi läbi teha. Tavaliselt see nii saab olema. Statistiliselt see nädal on nüüd konkreetselt siis üsnagi selline negatiivne, et kui me vaatame siin positiivse poole peale, et siis viimase 5 aasta jooksul pole ühtegi aastat olnud, kus hind oleks tõusnud sel nädalal. 7 aasta jooksul natukene on olnud, et mida rohkem me tagasi vaatame, seda
seda rohkem on siin tõenäosust, et see nädal võib ka tõusunädal olla, aga jah, suures plaanis on ikkagi langus, et kui me protsentuaalselt vaatame, siis tõusud on alati olnud üsnagi marginaalsed võrreldes võimalike langustega just selle nädala vaates. Nii et hoiame silma peal, jah, et see nädal ilmselt ikkagi pigem kipub olema negatiivse fooniga. Ja no nagu me teame, siis septembri teine pool ja eriti viimased 10 päeva on alati väga negatiivsed olnud läbi ajaloo, et sedagi tasub silmas pidada. Astro poole pealt, mis on nagu oluline, et kolmapäev on hästi tugev võimalik pöördepunkt ja kolmapäeval tuleb ka Fedi intressi otsus. Nii et eks me siis näe, kuhu poole see turg sealt jooksu paneb, et võib-olla päris hea selline kauplemise nädal see nädal ei ole, et siin võib tulla väga äkilisi liikumisi, kui selleks nagu valmis ei ole, et siis võib ka väga suuri kaotusi tulla, nii et jah, tasub võib-olla olla natukene alalhoidlikum sellel nädalal. Ja meie Blackbox mudel näitab ka, et siin on võimalik selline võib-olla taandumine sellel nädalal taas. Ja nädala prognoosid, nagu öeldud, on üleval meie Patreoni kanalil ja seal on ka eraldi video siis juba konkreetsete võib-olla aktsiate ja mõtete ja tsüklianalüüsidega, nii et tasub sinna ka siis kiigata ja liituda meie turutrendi ja tasemega, ehk siis see maksab teile nii palju kui 5 eurot pluss käibemaks kuus. Mis siis nädalalt oodata, et see nädal saab olema jah, nagu öeldud, siis põhifookusega siin Fedi otsusel ja Jeremy Powell võtab ka siis seal pressikonverentsil sõna kolmapäeval. Hoiame sellel väga aktiivselt silma peal. Lisaks Fedi otsustele siis avaldatakse sel nädalal mitu majandusnäitajad, teisipäeval siis jaemüügi andmed ja nädala jooksul ka siis kinnisvara andmeid tulemas seal. Mis siis veel, jah, ühesõnaga hoiame nendel ka silma peal. Siin mõned kvartali tulemused ka välja tulemas, et FedEx näiteks, General Mills on siin tulemas kolmapäeval enne turu avanemist, ja FedEx on siis neljapäeval pärast turu sulgemist, Darden Restaurants on siis neljapäeval enne turu avanemist ja Lennar on samuti neljapäeval peale turu sulgumist, nii et tasub neid ka siis jälgida, et pigem kui siin jällegi see foon tuleb sellest kolmapäevasest otsusest tõenäoliselt, et need neljapäevased majandustulemused saavad väga kõvasti olema ka sellest mõjutatud, nii et tasub olla selles suhtes ka valvas. Ja võib-olla siis vaatame nüüd pöördepunkte ka, kus me tänaseks päevaks jõudnud oleme ja mis edasi võib saada, et S&P 500 puhul siis siin see viimane pöördepunkt nagu väga ei toiminud, et turg on saanud siit võib-olla isegi hoogu juurde, aga meil on samas selline tugev vastupanu ees ikkagi ja järgmine pöördepunkt on juba siis kolmapäeval 18. ja sealt edasi reedel 20. Et jah, väga ärevad ajad siin praegu. Vaatame kulda ka, kuld samamoodi, et tegelikult siin pöördepunkti puhul ta väga ei pidurdunud, et on praegu siit edasi sööstnud. Järgmine pöördepunkt on homme, teisipäeval ja sealt edasi siis juba reedel 20. Nii et jälgime ka kulla turgu väga aktiivselt, et kuld kipub ka olema üsna soositud vara, kui aktsiaturgudel ajad ärevaks lähevad. Siis Bitcoini puhul, Bitcoin on siin languses ikka endiselt olnud, et ei ole sellist head tugevust praegu näha. Ja sama lugu siis Tallinna börsi puhul, et lineaarne langus siin toimumas, et praegu ei ole ka siit mingisugust tugevust paistmas. Ja kõik muud aktsia ülevaated siis juba lähemalt meie Patreoni kanalil, nagu öeldud, et kellel täpsem huvi, siis tulge ja liituge minuga ja seal on siis nädala ülevaated ja ka nädala prognoosid kõik ilusti, kenasti üleval. Aga mina praegu tänan, soovin teile väga edukat nädalat ja jälgime siis huviga, mis Fedil meile öelda on seekord. Kõike head!